Viimase asjana tahaksin teile näidata vasakpoolset menüüd, mis on kindlasti väga oluline juhul, kui te juba annate mitut klassi, mitut kursust kasutades Google Classroomi. Liigun siia ülesse vasakusse nurka 3 kriipsu peale ning siin on meil välja toodud erinevate kursuste nimed, mida me anname. Meil on väga lihtne nüüd erinevate kursuste vahel liikuda. Klikin lihtsalt teise kursuse nime peale ja olengi juba teisel kursusel. Ja meil on siin ka valik to do. Siit me näeme kõikide kursuste kõiki ülesandeid, mis on õpilastele antud, kui paljud õpilased on juba vastanud, kui palju töid meil on veel hindamata. Me saame filtreerida, milliseid kursusi me soovime täpselt näha. Ja me näeme ka arhiveeritud klasse ja me saame ka vaadata, millised tööd on meie poolt juba hinnatud. Kerides allapoole näeme me oma arhiveeritud klassiruume ja sätteid. Sätete alt me saame paika panna, milliseid teavitusi me soovime endale saada e-maili peale. Meil on siin erinevaid valikuid, kas me soovime saada teavitusi iga kord, kui keegi postitab kommentaari, kas me soovime saada teavitusi, kui keegi postitab kommentaari, kus on meid ära märgitud, kas me saame teavituse siis, kui õpilane esitab mõne töö või meid kutsutakse näiteks mõnda kursust õpetama ja veel mõned variandid. Lisaks me saame kommentaare sisse ja välja lülitada ka kursuse kaupa. Või juhul, kui me üldse ei soovi e-maili peale teavitusi saada, me saame välja lülitada kõik e-maili teavitused. Soovitan siiski teil tõmmata endale vähemalt Google Classroomi rakendus mobiiltelefoni peale. Sellisel juhul te saate endale mobiiltelefoni peale teavitusi, kui näiteks õpilane esitab oma töö või jätab teile mõne kommentaari.